Kuule, aga ütle mulle seda, et kui mul siin praegu ministeeriumis hakkab net jukerdama. Jaa, räägi. Oota, no kadusingi ära, jah. Me kaotasime Lauri ära nüüd. Lauri nüüd hangus kuidagi, jah? Jah. Kuulge, ma nüüd olen tagasi, jah. Ma saad aru, ma panin täna esimest korda talvemütsi pähe, vaatan, et siin on kohe. Ei, mütsid. Mütsi soeng on kohe nagu. Mul on sama mure nende mütsidega. Keegi võiks mingi parema mütsi teha. Eks ole. No nii, aga teeme ära siis. Teeme ära. Tere taas Algorütmi kuulama, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Veriff. Eetris on meie 313. episood ja täna räägime Eesti digiriigist ja tegelikult me räägime sellest nüüd lausa 2 episoodi järjest, ehk siis täna vaatame sellist Eesti digiriigi strateegilisemat poolt ja järgmine nädal räägime siis digiriigi turvalisusest ja pettustest, millest me juba kuuleme pea iga päev. Et siis saame teada, mis võib-olla nende mõningate pettuste taga on, mis on siin ka meie kogukonnas küsimusi tekitanud, et miks nad sinna ligi tahavad saada, et seal ei ole ju mitte midagi. Ja võib-olla siis saame ka teada midagi, mida siis ehk riik ette võtab, et seda nagu veel paremaks muuta. Aga täna vaatame natukene kaugemalt helikopteri pealt sellele kõigele otsa ja küll oleme kutsunud Eesti digiriigi asekantsleri. Meiega on Lauri Luht, kes siis juba saab ennast ise tutvustada. Tere, Lauri! Tervist! Tore ja suur aitäh küllakutse eest. Jah, tõepoolest alates 11. augustist olen siis digiriigi asekantsler. Et üht-teist ma olen enda kohta ka avalikkusest ka kirjeldanud, et minu enda taust läheb muidugi hästi palju kokku sellega, kuidas algas saate tutvustus, et ma olen pikalt töötanud muidugi turvalise julgeoleku poole peal varem, sealhulgas küberjulgeoleku poole peal, küberturvalise poole peal. Aga see on kõik puutunud väga tugevalt kokku ka ilmselgelt meie digiriigi ja ütleme kogu digiriigi toimekindlusega. Ja jällegi, et mis see püsiväärtus on, mida kaitstakse, on ikkagi see, mida ühiskonnale pakutakse kõiki meie teenustega kui ka kogu ühenduvusse ja kõige muuga. Ehk siis see turvalisusega julgeolek on midagi iseenesest, mis tähendab seda, et meie inimesed, kes töötavad kõik turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas, peavad ka teadma seda, et mis on see väärtus, mida tegelikult me riigis kaitseme. Et sinna minu taust läheb, et lisaks on mul ka rahvusvaheliselt olnud privileeg töötada Ukrainas. Seda ka väga palju küberi pealt, aga ka arengukoostöö koha peal. Ja olid seal küberatašee vist? Küberatašee jah, et mul oli 2 poolt oli, et millega ma tegelesin. Üks oli siis tol hetkel 11 riigi esindamine rahvusvahelises küberdoonoruses nagu Tallinna mehhanism. Jällegi see nimi on selle järgi, et Tallinnas otsustati, ega see ei tähenda, et Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa kõik muu, et justkui nagu mingid Eesti asja ja see teise on rahvusvaheline doonortoetus siis kübervaldkonnas Ukrainale. Nõnda viisi, kuidas Ukraina riik siis ka ise suudab prioriseerida ja koordineerida kõige paremini. Ma olin siis selle koalitsiooni selline kohapealne esindaja. Aga teistpidi mul oli luksus ka tegeleda kõike muu erinevate arengukoostöö aspektidega, mida siis Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse poolt, STEMi poolt pakutakse, et põhimõtteliselt olen tegelenud Ukrainas lasteaedadest küberini. No, ma alustaksin võib-olla meie seda tänast teemat üsna nagu sellise provokatiivselt, et siin LinkedInis ja mujal sotsiaalmeedias ja ka meedias tegelikult räägitakse sellest, et meie digitiiger magab. Ma siis küsin nii, et kas sinu arust meie digitiiger ka magab, on ta Ukrainasse põgenenud või hoopis elevandiks muutunud, et ka seda metafoori on aeg-ajalt toodud, et enam see, et meie digitiiger ei hüppa kiirelt, vaid ta on hoopis suureks ja aeglaseks loomaks nagu morfeerunud, et nüüd me oleme teistsugused. Parandamise koht on kindlasti, aga seda, et kui mingisugune süsteem või teenus annab sabapilti, kui me tiigri metafoorist räägime, et siis ei ole mõtet seda teisendada meie kogu digiriigi peale, et meil on nagu kommega natukene üle halada asjadest, kus ei ole ju kogu süsteemi peale asi viida. See, et üks infosüsteem, mis tol hetkel on ju võib-olla inimestel oluline kasutada, siis ei toimi sellised ootuspärased nagu ta on, et teisendada seda nüüd kogu digiriigi ja kogu riigi toimepidevuse
ja meie enda toimimise peale, et noh, see on ju selgelt on ju minu arust on see natukene on ju liiast. Küll aga, miks mulle meeldib, on see, et on see meie enda suhtes kriitiline olek, et alati saab paremini, on ju. Et aga me kasutame jube vabalt ja jube vabakäeliselt jah, seda tiigri metafoori, et kus ta jälle magab või jalad alt ära lõigatud või lonkab või midagi äänes, et ma kogu aeg siin kolleegidele ka ütlen seda, et tegelikult see, võib-olla see metafoor enam ei ole oli nagu hästi pädev on ju oma ajas kasutada ka, et aga võib-olla me peaksime mõtlema nagu selle peale, kuidas me pigem nagu praegusel hetkel oma digiriiki ja oma ootusi on ju mõtestame ja võib-olla mitte oleme niivõrd kinni nagu selles noh, siis kunagises sellises rahvusromantilises ajas, mille me kipume andma võib-olla selliseid noh, ütleme oma, noh, ütleme, eks ajaga kõik need teisendused ja mõistete muutused ka juhtuvad ja kõik, mis oli minevikus, muutub ikkagi armsamaks, on ju. Samal ajal ma tuletan oma kolleegidele jälle meelde, et kui ma läksin kunagi Riigi Infosüsteemi Ametisse tööle, siis üks juhtidest ütles väga õigesti, et Eesti digiriik püsib tati teibi ja pärituulega, on ju, et ei olnud ka tol hetkel see midagi niivõrd sellist, ütleme, ladusalt funktsioneerivat, et selle taga on alati olnud inimeste töö. Seda, et süsteemid lähevad keerulisemaks, seda, et omavahelised interaktsioonid lähevad keerulisemaks, et see on tegelikult tänase päeva ja maailma on ju ka väljakutse. Ja noh seda, et kas me nagu selles nüüd kõige tipptasemel opereerime, vastus on, kui me vaatame rahvusvahelise indeksi muid, siis muidugi me oleme tegelikult tipus vabandust. Aga see ei tähenda nüüd seda, mida ma igal pool kordan, et see ei tähenda nüüd seda, et me peaksime loorberitel puhkama jääma või me peaks olema iseenda suhtes nõudlikumad, et asju saab alati teha kiiremini, efektiivsemalt, saab teha odavamalt ja saab pakkuda tegelikult ootuspärast väärtust inimestele ka paremini. Et noh, see on asi, millest me peame innustuma, ja me peame riigi poolt pakkuma seda, mis on ühiskonna ootus. Et seetõttu ma ei vähe tähtsusta seda, kui öeldakse, et tiiger magab, on ju. Ju see siis kellelegi korraks niimoodi on ju tundub, aga jällegi, et mida ma igal pool kordan on see, et kui me vaatame Eestit väljaspoolt, siis me saame aru, et kui ilus see tegelikult see riik on, võrreldes väga paljude teiste kohtadega, kus me võib-olla meie inimesed elavad ja oma igapäevast elu üritavad on ju toimima saada. Sest mulle tundub, et me oleme nagu selles kohas, kus me enam ei saagi, me tegelikult ei tohikski enam nagu üldistada, et öelda, et meil on mingisugune nagu hindama digiriiki tervikuna, et noh, see on umbes samamoodi nagu sa ütled, et kui sa võtad mingisuguse panga infosüsteemi, et noh, et kas see on hästi või ei ole, on ju tegelikult seal taga on hoopis neid nüansse hoopis rohkem, et me saame nagu laenudest rääkida, arveldusest rääkida, me saame mingist investeerimise osast rääkida, noh, et need võivad kõik väga erineva kvaliteediga asjad olla, on ju, et kui me sinna nagu tervikuna nagu mingi hinnangu anname, et siis me tegelikult noh, sageli nagu mingitele osadele teeme liiga ja teistele osadele teisi osi võib-olla ei hinda nagu adekvaatselt. No eestlastele meil meeldib jah endale seada kõrgemaid eesmärke võib-olla, et olla enda suhtes kriitilisemad, mis on jumala okei, mis on tegelikult innovatsiooni ja midagi paremaks muutmise suhtes väga hea, on ju. Aga lihtsalt sellepärast ei ole mõtet kogu aeg endale masendust tekitada, sest kui seda muljet ja mainet endale kogu aeg tampida peksta, et me olemegi sellised mõttetud ja väikesed ja meist ei sõltu midagi ja kõik on halvasti, on ju, siis me lõppeks võtame ka selle hea tuhina, et head katsed on ju ka maha, et kui keegi hakkab midagi tegema, et siis hakkame kiiresti näpuga näitama ja süüdistama, et näed jälle ka kohe ei toiminud, on ju, et see ei saa olla see lahendus, on ju. Ma arvan, et siin on taga ka see, et kui mingi asi töötab hästi, siis seda ei panda isegi tähele. Et neid asju, mis meil nagu toimivad, lihtsalt toimivad, igapäevaselt on nagu kogu aeg olemas. Vahest harva, kui mingi jõnksatus käib läbi, siis neid märgatakse, aga tegelikult ülejäänud ajal nad lihtsalt toimivad ja seal ei olegi nagu mingit nagu probleemi. Ja ma nõustan, ma näiteks Äripäeva konverentsil rääkisin suht sarnast juttu, et tegelikult eesmärk ei ole ju selles, et meil kogu aeg teenused oleks nähtavad ja me peaksime inimestena istuma kogu aeg arvutites ja klõpsima seal on ju midagi riigiga suhtlemisel. Et eesmärk on ju see, et ma võimalikult vähe peaksin oma elus kulutama aega riigiga suhtlemisele. Mis tähendab seda, et see need kohad, kus me ära optimeerime, need muutavad nii normaalseks, et me ei pane isegi enam neid tähele, ja minu arust see peakski olema eesmärk, et meil ei ole vaja uusi säravaid, mingi uuemaid ja säravamaid teenuseid, meil on vaja tegelikult pakkuda inimestele seda võimalust, et nad ei peaks oma aega kulutama sellega, noh, ütleme riigiga asja ajamise peale, ei kodanikuna ega ettevõtjana, et minu eesmärk ei saa olla vähem, kui see, et minu elus kõige väiksem aeg, mida ma üldse kulutan, ongi riigiga suhtlemisele. Et me tihtipeale unustame nagu selle printsiibi on ära, sest kogu e-riik on rajatud ju sellele samale põhimõttele, et vabastada inimestele aega, et nad saaksid tegeleda muude väärtuste tootmisega, on ju.
aga noh, seda öeldes loomulikult ja nüüd jõuame sinna väikse ka kriitika poolele, on ju, on see, et me oleme teinud ka väga palju erinevaid teenuseid ja neid sõltuvusi ja ütleme neid kohti, kus me nõuame inimeselt midagi arvutidega tegemist. Meil on kadunud ära see võrdlus, et mida see tähendab füüsilises maailmas on ju tegemist ja siis, kui me peame kulutama, ma just rääkisin ühe hea sõbraga, kes tõi välja enda kogemuse pensioni mineku, ütles, et ta kujutad ette, ma pidin tund aega peaaegu arvutidega veetma, et leida need õiged lingid ja kohad üles. Ma ütlesin, et kas sa nüüd kuulad ennast, et mida see nagu füüsilises elus nagu võiks tähendada, siis ahah, no jah, seda küll, et jah, ma ütlen ka seda, et iseenesest pensionile minek võiks ka olla 5 minutit ja klikk, mis see siis ära ei ole, et tegelikult on ju määratud, on ju jada olemas, on sündmusteenus olemas, on ju lahendused, mis võiks olla järjest on ju toimivad, aga noh, sinna me peamegi on ju püüdlema, on ju, et ongi tarvis veel seda kogu ahelat ja kõiki need teenused, mis on optimeerida, automatiseerida ja lihtsustada maksimaalselt, et mis see võimalik on. Eks siis noh, kui omal ajal, see on jälle üks paralleel, mida ma olen toonud, et kui 80ndate lõpus oli Margaret Thatcher hakkas rääkima nagu New Public Managementist või 80ndatel ja hakkas seda ellu viima, et kogu riigisüsteemide lihtsustamist on ju riigi toimepidevust või riigi kui sellise toimimise lihtsustamist, siis võib-olla me oleme jõudnud ka sellesse aega, et me peaksime väga kriitiliselt vaatama oma teenustele, infosüsteemidele, andmekogudele üle, et äkki me peaksime New Digital Public Management, noh inglise keeles uus digitaalne avalik haldus, et kus me viimegi asjad nagu nii maksimaalselt automaatseks kui võimalik, seda maksimaalsele hulgale inimesele, kes ise ka sellega nõustuvad. Ja siis nendele, kes tahavad hiljem järgi tulla, siis anda see võimalus ka hiljem järgi tulla. Ja Eestis on veel see luksus, et isegi kui mingid asjad vajavad siis mingit regulatsiooni muutmist, siis üldjuhul see käib meil ikkagi nagu üsna kiiresti, et noh, et siin on nagu võrreldes mingite teiste riikidega, kus seadusandlik muutmine võib saada nagu väga suureks tõrkeks, siis mulle tundub, et meil see pigem ei ole nagu takistus. Jah, ka seda ma ütlen oma kolleegidele, et me läheme stressi, kui ja tõesti igapäevased ka kolleegid, ametnikud, kui ka ettevõtjad, kõik, kes iganes lähevad stressi, kui mingisuguse määruse või seadusmuudatuse tegemine võtab planeeritust 6 aega rohkem, on ju. No, jah, see on mure, muidugi me tahame kiiremini ja tegelikult võiks olla see optimeeritum ja võiks olla vähem vaidlusi. Noh, samas jälle on riik, kus ma imetlen seda, et kus otsitakse seda konsensust pikalt, on ju. Ja siis, kui on asi vastu võetud, siis enam vaidlust ei ole. Ja seda peale Soome on näiteks kindlasti üks selline näide, kus kõik võtab jubedalt kaua aega, aga siis, kui on tehtud, see on tehtud. No, meie jällegi tugevus on selles, et tõepoolest, et kui me teeme midagi valesti, no muudame siis ära. Et noh, siis teemegi parandused, et ka see on okei. Et mis iganes kultuurile paremini sobib, on ju. Sa oled öelnud, et digiriigi asekantslerina on sinu eesmärk tuua Eesti digiarengusse selge strateegiline suund ja juhtimisjõud. Mis see strateegiline suund on, mida sa siis nagu ellu viia tahad? No, kui mult on küsitud seda küsimust erinevates vormides, et ka üks küsimus on see, et kui on see üks asi, mida sa ära tahad teha, et mis asi see on ja noh, et ma vastangi nagu seda, et minu arust on probleemide lahendada on hetkel meie väiksust ja ressurssi arvestades on digiriigi, ütleme, killustatus, ehk siis meil on liiga palju omavahel võistlevaid platvorme, meil on liiga palju omavahel dubleeritud teenuseid, meid ei ole piisavalt taaskasutada komponente, noh, ütleme, nimetage ükskõik mis valdkonnas, me näeme seda, et siin on võimalik seda asja optimeerida ja noh, ja siin ma olengi nagu väga selgelt ise väljendanud, et me peame selle juhtimise rohkem keskseks kokku tooma, mis tähendab seda, et me peame suutma oma eelarvelisi valikuid, see tähendab seda, et üks inimene teeb neid eelarvelised valikud, aga me peame juhtimismudeli tegema selliseks, kus vaadatakse ja otsustatakse asjade tegemist, teenused, infosüsteemid, andmekogud, mis iganes kesksemalt. Seda kaasates on ju loomulikult erinevaid osapooli. Aga noh, jällegi ma olen teistpidi öelnud ka seda, et selles ei oleks mitte midagi killustatuses ja väga suures hajutatuses ei ole mitte mingit probleemi, kui oleks ressursse ja võimalusi on ju ka piiritult, on ju, et see tulebki nagu sinna, et aga kui me tahame vabastada eelarvet võimalusi aega on ju innovatsiooniks, siis sel hetkel me peame tegema neid juhtimisvalikuid ära, mis ütleme meie igapäevase toimekorralduse, meie arenduskorralduse ja muu võtab kesksemalt kokku ja hakkab rohkem juhtima, et mulle tohutult meeldib ka see, et kui ettevõtjad on seda väljendanud ka meedias, leheveergudel ja ma näen seda sellist soovi ka riigi poolt erinevatest ametiasutustest ja
IT-majadest, et noh, et aga päriselt võtame siis selle asja kokku, hakkame redisainima, vaatame, kas me saaksime oma väikese digiriigi saaksime veel optimaalsemaks viia. Et see on üks ja selge asi, mida ma olen kogu aeg rõhutanud, jah. Noh, siin on kaks mõtted, mulle õudselt meeldib see, et kui vaadatagi nagu digiriiki kui ühte toodet, eks ole. Et noh, me arendame nagu seda liidest, mis on kodaniku ja riigi vahel ja vaatleme seda ühe tootena, mitte ei vaata, et siin on noh, ports teenuseid on siin ja ports teenuseid on seal, eks ole. Vaid see peabki nagu nii mingisuguse terviku moodustama kokku, on ju. Aga ma võtan sul siit sabast kinni, et kas see niipidi hoopis ei ole, et kui me üritamegi täpselt seda kõike ühe näo taha panna ja ühtemoodi ja kõike nagu ühtemoodi, mis nagu kasutajaliidese mõttes oleks väga hea. Et kas see võib-olla on äkki hoopis just nagu kallim lahendus, et kui meil on vähe ressursse, noh selles mõttes, et igal juhul, et äkki lastagi rohkem vabaks ja et igaüks saab nagu toimetada oma ette, et võib-olla siis on nagu see jällegi soodsam, ei ole küll nii suurt ühtlust, aga on soodsam. No me näeme ka praegusel hetkel, mida see vabaks laskmine tähendab, on ju, et ega siin aastaid on, noh, selles mõttes praktikas niimoodi ongi olnud, et ongi suhteliselt vabaks lastud, kus igaüks defineerib enda ressursivajaduse, defineerib inimeste arvu, defineerib on ju arendusvajaduse ja no nüüd me siis üritame neid asju kõik ühiselt riigina on ju muuta pilvekõlbulikuks, vabaneda taakvarast ja leida on ju võimalusi, et äkki ei peaks erinevad 10 erinevat, noh, see on kujundlikult öeldes 10 erinevat menetlussüsteemi või 10 erinevat järelevalvesüsteemi üle riigis hoidma, et igasugune tehnoloogiline lahendus vajab ka ülalhoidmiseks teatud hulka ressurssi ja majandamiskulu on ju, ja ka investeeringut on ju, mis võiks on ju peamine, et noh, asjad teeb ka kalliks loomulikult see, et kui me ei arvesta nende põhimõtetega, et ükski arendus ei saa ju tegelikult valmis, meil on vaja tagada see, et kõik asjad, mida me teeme, noh, ühe hetke jätkuvad, on ju, nii kaua, kuni need ära ei lõpetata, on ju, et kus ühel hetkel mingit teenust polegi enam inimestele vaja, on ju. Aga noh, jõuda sinna, et öelda, et igal pool on vaja täpselt sama haldusressursi kulu, et hoida erinevaid asju üleval ja see on nagu soodsam kui mingite asjade keskeks tegemine, no ma sellega ei nõustu, jah. Ma arvan, et pigem ikkagi teatud asjad koomale tõmmata ja taaskasutus, et kui kuskil midagi on juba targalt tehtud, on ju, olgu siseteeninduskeskkond, on ju, siis nende komponentide taaskasutus mujal, mitte nende leiutamine uuesti ja arhitektuurilises ega ärilises vaates, on ju, noh, võiks olla pigem efektiivsem nagu lahendus. See on ka see koht, vaata, et sa ütled, et noh, et me mõtleme nagu hästi, või soomlased mõtlevad nagu hästi pikalt ette ja siis kui on otsustatud, see on tehtud, on ju, et noh, et kui me hakkame seda taaskasutust nagu juurutama ja kõike seda poolt tegema, et noh, siis see ettevalmistus nagu võtabki rohkem aega, et me peamegi mingid komponendid võib-olla taaskasutatavaks arendama, kui me näeme juba ette seda potentsiaali, on ju, mis tähendab, et nende tegelikult see esialgne kulu on nagu kõrgem, et kuidas nagu, minu küsimus ei ole nagu selles, et või ma üldse ei vaidle, siis mulle õudselt meeldib see mõtteviis, et me vaatamegi seda kui toodet ja me saame aru, et see on mingis mõttes nagu infra, millel on nagu püsikulud ka, on ju. Et me peame neid teekide versioone seal käima uuendamas, et see lihtsalt ei ole nii, et see istub seal ja tiksub ja töötab, on ju. Aga et kuidas seda nagu, noh, et ma mõtlen, kuidas seda nagu maha müüa. Et noh, kuidas me ütleme, et me nüüd siin teeme nagu kallimalt, sest me siis järgmise projekti saame soodsamalt teha, aga me ei tea, kui palju me soodsamalt järgmise projekti saame teha. Noh, et see on mingis mõttes nagu selline tulu, mida me ei oska nagu hinnata või see väärtus, mida me ei oska hinnata, et kas me kasutame seda 1 kord või 3 korda, et me tegelikult nagu ei tea. Nagu praktikaid ju on ja selles mõttes on üpriski selge, et kui me räägime mingisuguste kestvate komponentide tegemisest, olgu siis andmenõusoleku kohta versus see, et me laseme igal ühel teha selle keskse komponendi, siis isegi sel hetkel selle tegemise kulu on ju, no kuidas 10 erinevat teha versus teed ühe, mis sobib kõigile. Et noh, tegelikult ma väidan, et meil on väga palju ka riigis süsteeme ja lahendusi, mis oma olemuselt on standardiseeritud, ja millega liidestumisel ei ole vaja teha on ju väga suuri erilahendusi. No okei, me räägime hästi üldiselt ja tõesti kopteri vaatelt on ju. Teisalt, mida sa välja tood, on ka jumala õige, et noh, mille peal ma ütlen, mõõdikute tegemine ongi keeruline, et sa pead ju arvuliselt seda suutma ikkagi tõestada, aga see ei tähenda nüüd seda, et mõõdikud ei ole võimalik teha, muidugi on võimalik teha. On võimalik teha nii on ju kiiruse peale, on võimalik efektiivsuse, nii rahalise efektiivsuse peale kui kliendi kasu peale tegelikult, et
noh, minu jaoks on alati olnud küsimus see, et kuidas me saaksime nagu selle katsetuse vot nüüd ongi, et kuidas me saaksime selle katsetuse võimalikult kiiresti laivi, et me saaksime selle tagasiside ja eksimuse hinna ka siis tegelikult noh, kui see on eksimus, on ju võimalikult madalana hoida. Versus see, et me teeme mingisuguse pikki ärianalüüse, mida me ootame 2 aastat, mida kuskil tehisintellekt ka valmis treib, on ju, nii nagu on ju klient tellib, nõndaviisi see ärianalüüs tihtipeale on ju tuleb. Siis pusserdatakse mingisugust arendust teha kuskil 1,5 aastat ja noh, võib-olla 5 aasta pärast oleme nagu algsest ideest nagu laivis. Ja siis selgub, et kellelgi polegi seda vaja, on ju, või see on katki või ei tööta, on ju. Et noh, lõppeks on ikkagi küsimus selles, et meil on, et oma väiksust ära kasutades me peaksime suutma olla tunduvalt kiiremad ja katsetada neid asju, vahet pole komponente, teenuseid, on ju kiiremini meie ökosüsteemis. Ja vot, see on hea debatt iseenesest, et kas nende läbimõtlemine võtab nagu rohkem raha ja kas nendega rakendamine ja kas nende MVP-de tegemine on sel juhul kallim. Ma ei tea, võib-olla on olemas mingid arhitektuursed lahendused, mis tegelikult sunnivad erinevaid neid tegijaid universaalsusele ja tekitavad selle ökosüsteemi, kes omavahel jagabki, on ju. Et noh, jällegi, kui ma vaatan, et ka teistes valdkondades ja mis on meie riigid üldse tugevus, on ju, ega siis kõik ei tehta ainult seaduste ja määrustega, et loomulikult, et lõpuks seaduste määrustega vormistatakse see asi, et kuidas nagu on õige toimida ja kuidas on korrektne, mis on ka ühiskonna ootus, mis on nagu on ju siis noh, ütleme nii läbipaistev avalikkusele kui ka privaatsust on ju austav, et see on nagu oluline sätestada igal pool on seadustes ja kõik, aga ka mitteformaalsetel võrgustikel ja ütleme, kui me räägime siin erinevatest seltskondades arhitektidest on ju, kes omavahel suhtlevad riigis, et kuidas siis see tehniline lahendus teha või siis äripoole inimestest, kes tegelikult vaatavad üle, et kuule, kas sul on see lahendus olemas, oota, mul on sarnast vaja, kuidas ma saan midagi teha, võib-olla juba seda, mida õppida midagi sinult, on ju, aga selleks meil ei ole vaja seadust. Eks me peamegi nagu hoidma oma võrgustikud ja inimeste vahelise interaktsiooni käimas, et teha juba asju mingid õigesti. Ja noh, jällegi, et noh, ma ise tulen, mul on pikk avaliku sektori taust, et ma saan väga hästi aru, et regulatsioon, et riik juhib regulatsiooni ja eelarvega, nii on, on ju. Ja see ei tähenda tingimata, et riiki peavadki juhtima, noh, ma ütlen midagi halvasti, ma teen naljaga seda, et juristid ja raamatupidajad, vaid tegelikult me räägime ikkagi väga paljudest eluvaldkondade esindajatest, kes ka samamoodi sarnaselt selle juriidilise väärtuse tootmisega tegelikult tekitavad selle teenuse sisuväärtuse erinevate interaktsioonide kokkulepete kaudu teiste oma ala professionaalidega. Ja mitte ainult riigi sees, ka suheldes väljapoole, et ma räägin, meil ei ole vaja kõike teha nii kohmakaks, kui mõnikord lahendab asjad ära inimeste lihtsa omavahelise suhtlusega. Ma arvan, et siin on võib-olla üks point ongi selles, et võtta Priit, kui sina mõtlesid seda, et peab algusest mõtlema läbi kõik ja tegema väga nagu sellise universaalse tüki, siis pigem see nagu õige on see, et kui sa nagu ükskõik mingit muud infosüsteemi lahendad, siis sa alustad lihtsamast, sa teed see lihtsama valmis. Ja nüüd on see, mis Lauri ütles, vaata see nagu inimeste omavaheline suhtlemine, et kui nagu ühe, ma ei tea, mingi riigi osa nagu inimene räägib teisega, et seal on mingi nõusoleku teenus, mis iganes asjad sa tõid näite seal nagu, et teil on see olemas, et kuidas seda saaks edasi arendada või täiendada niimoodi, et ta muutuks universaalsemaks. Aga ma arvan, et see on see koht, kus nagu see tükk A seal kuskil ühes IT-üksuses on nagu valmis arendatud, see projekt on lõppenud, see on lihtsalt nagu ainult siukses maintenance mode'is. Ja siis kuskil nagu täitsa mingis teise ministeeriumi all on mingi teine IT, kes siis on, tegelikult oleks sama asja vaja või pooleldi sama asja, aga seal nagu seda ühisosa kuidagi ära kasutada ei osata nagu või noh, seal nagu selleks mingit nagu sükst loogilist mehhanismi ei ole. No siin ma toongi sisse selle juhtimise osa, et ma ei eelda ja seda ma ütlen oma kolleegidele erinevatest ametkondadest, kus iganes, et eeldada seda, et igaüks tegeleb lisaks oma igapäevase töö ja probleemidega, mis võtab tal absoluutselt 100% oma ajast ära, tegeleb ka veel kellegi teise probleemide lahendamisega ja üritab veel olla maailma parima võrgustike hoidja. No ei tule välja. Et noh, et siin ongi nüüd selle rollis, et keegi peab seda keskselt suutma ka hallata ja keegi peab suutma märgata ja keegi peab suutma öelda, et kuulge, saame kokku, suhtleme ja leiame nagu need lahendused, on ju. Et tegelikult seda ka turu poolt oodatakse, et keegi need erinevad osapooled ju kokku viiks, on ju. Aga kuidas sul tundub, et nüüd sa oled mõned kuud seal toimetanud, et võrreldes selle algse visiooniga, et kas see
kas see õnnestub nagu, et saab sinna nagu trügida lähemale sellele sinu nägemusele või visioonile? Kas saab asja? Saab sammult on ju, või võtab külm ära? Ei noh, loomulikult ega selles mõttes, et mineviku helesinised mäed on ju, Ivan Oravlikult, et kunagi sai asju palju kiiremini paremini tehtud, mitte kunagi ei ole saanud asju tehtud nii, nagu sa täpselt ise oma peas mõtled, vaid alati on vaja leida võimalus ja kohalduda on ju. Et noh, oluline, nagu mul on head mentorid, ma olen tõsiselt õnnelik oma heade sõprade kolleegide eest, kes mind ka igapäevaselt seal teekonna toetab, olgu siis kas minu eelkäijad selles ametis või varasemalt on elust on ju. Kui ise hoida selget fookust on ju, ega kõrvalt seda erinevate jamade lahendamist, majandamist ja kõike seda, mis ei ole otseselt seotud selle eesmärgiga, mis on püstitatud, on igapäevaselt väga palju on ju. Aga tuleb hoida, tuleb minna edasi, et selles mõttes siht hoida selgelt, siis saab ka midagi tehtud on ju. Et kui seda enam selgelt ei hoia, siis muidugi ei saa tehtud on ju. Ja jällegi, et ega kust mina oskan öelda, et kas 3 aasta pärast täpselt nii on, nagu mina mõtlesin on ju. Aga kui ma näen seda, et see mõttelaad inimestel muutub sellisel viisil ka, et tuleb rohkem kaasa mõtleja nende ideede ja tegemiste elluviimisel, need ei ole minu unikaalsed ideed, et see on tegelikult väga paljud olemas võrgustikus, aga lihtsalt kui jällegi seda akumuleerida ja püsivalt hoida, siis loomulikult saab tehtud, milles küsimus, ega me ei tulnud ju siia sellepärast, et lihtsalt olla, et muidugi saab tehtud, peab saama tehtud. Räägime sinu sellest ühest lemmikteemast Eesti IT-majadest ka, et sellest konsolideerumisest sa rääkisid, et justkui nagu peaks mingeid teemasid rohkem keskele kokku tooma. Mis peaks Eesti IT-majadest saama, mis rolli nad peaksid tulevikus võtma? Kas peaks nad panema kokku üheks suureks riigi IT-majaks? Ei, selles mõttes, et kas ta nüüd üheks suureks, ma arvan, et see ei ole õige vastus on ju. Kas on võimalik, tähendab, ütleme 3 erinevas kihis on ju, vaatame, see on ka väga lihtsustatud on ju. Et kui me hakkame pihta siis sellest, mis on tugi on ju, me hakkame pihta on ju tugiteenustest, me hakkame pihta on ju baasinfrast ja jõudes on ju siis kogu selle teenuse kihine, ega siis see tulebki läbi hinnata, et kus tehakse mingeid asju kõige paremini, on ju. Absoluutselt igalühel on omad tugevused, on ju, et kes seal suudab, on ju, ütleme, arendusmetoodikaid targasti kasutades jõuda kliendi jaoks kiirema väärtuseni, on ju, kes suudab pakkuda tugevamat, on ju, baasinfrat, on ju, ja kes... Et võib-olla mitte konsolideerida, vaid jagada nagu vastutust. Üksmoodi jagada, aga... Kui SMIT teeb infrat väga hästi, et äkki nad võiks siis teha tehiku infra asju ka. No jällegi nimedest mitte rääkides sellise konkreetses vormis, aga põhimõtteliselt küll, et vaadata ikkagi nagu see tugevus, et eesmärk ei ole rumal lammutamine või rumal mingisugune lihtsalt ühe klotsi teise peale, et klotsi tõstmine sellest, kui mingit efekti ei teki, ei ole sugugi eesmärk, et jällegi peamine eesmärk on tekitada võimalikult palju vahendeid innovatsiooni toetuseks, mida meil on vaja seoses tulevikutehnoloogiate rakendamisega. Ja sellest tuulest me peamegi mõtlema, on ju. Et rääkides sellest, mida Riigikontroll oma ülevaates on toonud välja, ja just nimelt ülevaates nad ise rõhutavad, et see audit, et siis nad toovad välja selgelt faktid selle koha peale, et kuidas erinevate IT-majade halduskulud ja personal on tõusnud ja mis mulle teeb tegelikult seal natuke murelikuks ja see ei ole küll veel välja tooda otse trendina, aga me näeme seda, et selle võrra ju natukene ikkagi kannatavad see investeeringute osa, aga investeering on see, mis määrab justkui nagu seda, et mida nagu arendaks. Jah, loomulikult on personal. Raha juurde ei tule, lihtsalt kuskilt peab maha võtta. Aga kulud lähevad, et ja kui me vaatame ju, mis tal oli 2019 kuni 2024 vaatlusperiood, et me vaatame personali kasvu on ju siis umbes 1050 pealt, umbes 1750 peale, midagi sellist on ju, suurusjärgud on ju. Et siis see tegelikult on üpriski märgatav, et ja jällegi, et mitte kellegi peale näpuga näidates, et ega lõppeks, mis on ju IT-majade väljakutse on ju selles, et ega nad ise ei mõtle ju välja ka seda, et mida nad siis arendavad, et lõppeks on kuskil äritellija, kes midagi on ju soovib. Ja kui see äritellija soov ongi liialt keerukas või
no kohati ka no tõesti ebamõistlikult keerukas või ta pole nagu läbimõeldud selliselt, et kuidas seda asja päriselt näiteks võiks optimaalsemalt teha, jälle ma ei näita kellegi peale näpuga seal on ju, siis hakata nagu probleemi lahendama nüüd IT poole pealt on ju nonsense on ju, et noh, ega siis lollust süsteemist välja ei võta on ju, kui sa selle digitaliseerid on ju, et noh, paraku nii on. Et noh, väljakutse on ju tegelikult ühel kahe poolt, et me saaksime on ju äritellimust, et saaksime mõistlikuks on ju optimaalseks ja teiseks selle täitmise ka saaksime on ju optimaalseks. Ja me peaksime vaatama alati neid asju ka koosmõjus, et mida nagu peab riik tingimata ise tegema, mida saab teha koos ettevõtlusega ja no kolmas asi, mida ma olen ka rääkinud ettevõtjate, kui ma ei ole seda mingit saladust teinud ja ma olen seda rääkinud nii avalikus sektoris kui ka täiesti avatult ka erinevates meediakanalites, et me peaksime ka vaatama sellise pilguga, et millised on need teenused, mida täiel määral võiks ka riik tegelikult välja anda, kus ei ole turutõrget ja kus tegelikult on võimalik mingisuguse riigi teenuse pinnalt hoopis tekitada mingi ärikaasus, mida siis pakutakse kodanikule ilmselgelt on ju juba avaliku raha on ju säästes ja mõistlikult ja mitte on ju täiendavalt kasseerides on ju selle pealt, aga võib-olla on võimalik täiendavad ärikaasused, kas siis näiteks ekspordi suunal või on kas sisemise turu on ju tingimustes mingisuguste täiendavate võimaluste, mugavuste või mis iganes liitmisega äriliste variantidega, et kus siis ei ole vaja tingimata mingit teenust on ju riigi poolt on ju osutada on ju. Et noh, need on ka asjad, mida ma ka konkreetselt olen IT-liga rääkinud ja need on asjad, mida ma räägin ka äripoole juhtidega kui ka IT-majade juhtidega. Aga mida ma tahtsin lihtsalt öelda on see, et alati ei ole mõtet ka näpuga näidata IT-majade suunas, kui äripool on ka oma osa on ju mingisuguste protsesside keerukuste tekitamisel, kus siis peab nagu seda IT-funke juurde panema ja siis sealt siis see personali kasvamine tekib. Küll aga noh, mis ka salata, et kui vaadata ja ma ise olen ju taustalt ka politoloog, et ja avaliku halduse põhimõtetes ka, et ega bürokraatial meeldib ka kasvada siis, kui ta see võimalus antakse, et me peame alati ennast sundima mõtlema, et kas saab nagu natukene lihtsamalt, kas saab ikkagi on ju mingisuguse suurema väärtusega, et kindlasti kohti nagu paremaks majandamiseks on. Aga jah, et millisel kujul ta nüüd täpselt on ju vormub, eks me järgmine aasta peame loomulikult valitsusele vastavalt Vabariigi Valitsuse tööplaanile on ju ettepanekud esitama ja eks siis valitsus saab juba meie poolt ja jällegi mitte, see ei ole mingi ühe inimese töö, see on ikkagi asi, mida me tahame ju ka kogukonda kaasates teha, et mitte mingi kabinetis sündib kuskil jällegi mingi pusserdamise kaudu. Aga tegevusarend valitsusele välja pakkuda, et siis leida see, ütleme, parem teekond. Noh, selge on see, et me ei saa sellises tempos, mis on läinud nüüd halduskulude pealt ja üldse selle toetuse inimeste töökulude pealt, mis on üles läinud, et niimoodi me selgelt jätkata ei saa, et siin ma ei hakka üldse, siin ma päriselt ei hakka nagu midagi keerutama ka, et siin ei saa ja lõppeks meie tuleviku innovatsiooni määrab see, et kui palju me suudame investeerida, kui palju me suudame ise teha tarku lahendusi ja kui ma ütlen ka ise teha, siis see ei ole niimoodi, et riik isoleeritud, kui palju kaasates ka kogukonda ettevõtteid ja neid, kes ka suudaksid välja defineerida, et milline see tuleviku Eesti majandus võiks välja näha, digimajandus. Mina selgelt näen nagu siin ka seda potentsiaali, et kui me suudame nagu mingeid asju teha siis Eesti riigile selliselt, et neid müüa ka mujale. Ja seda võiks tegelikult juba koos riigiga mõelda, et kuidas seda teha selliselt, et sest riik on sageli ka hästi palju toetav jõud selles, et kuidas seda Eesti lugu mujal rääkida, kuidas ettevõtteid viia kontakti nagu teiste riikide avaliku sektoriga, et ja samas nagu meil neid lahendusi on, mis ei ole nagu unikaalsed, mis ei ole nii unikaalsed, eks, et siin on mingid detailid, et kui me räägime sotsiaalsetest hüvedest ja maksundusest, siis sageli nagu kõik riigid on sarnased, aga piisavalt erinevad, et nad ei taha nagu kellegi teise lahendust nagu üle võtta, et nad tahavad nagu rohkem kohandada. Aga on neid kohti ka, kus on nagu seda sarnasust on väga palju. Ja minu vaates nagu täpselt samamoodi, kui me vaatame IT-majasid täna, et seal sees on mingeid funktsioone, mida tegelikult juba täna nagu saaks välja tõsta. Võtame näiteks, ma ei tea, GitLabi halduseni. Kas igas IT-majas peaks olema nagu üks admin, kes selle GitLabi sinna on püsti pannud ja selle haldusega tegeleb versus, et meil on see kuskil keskselt või me võtame seda asja hoopis nagu pilve pealt. Ja ma saan siin nagu teisipidi ka aru, et jah, meil on nagu koodivarama, mille pärast kõik ei kasuta seda. Või siis kes kasutab, ma tean, et seal on ka mingit natuke nagu mitte sihipärast, sihtotstarbelist kasutust.
ja kui me sellise asja nagu ära tsentraliseerime, siis me omamoodi tekitame nagu mingi lisariski juurde, et meil on nüüd äkitselt nagu keskne koht, keegi nagu korralikult DDoS-ida seda suudab, on ju, siis kõik riigi arendused on nagu käpuli, et noh, või seisavad, et kõik arenduspartnerid on nagu istuvad käte peal, et me ei saa midagi teha, et me ei saa koodil ligi nagu on ju. Et mingisugune väärtus on selles hajususes. Siin on ju turvalisuse ja ütleme selle hukukindluse kui ka toimivuse mõttes on ju tegelikult erinevaid lahendusi, et ega see ei tähenda seda, et sul peab olema nii hajus see struktuur, aga sul peavad olema loomulikult, esiteks sul peab olema valmisolek, on ju, okei, sul peavad olema riskimandavad meetmed on ju paigas, sul peaksid olema need asjad peegeldatud võib-olla mitmesse lokatsiooni, et olgu see siis enda riigipilves, olgu see on peegeldatud kuskil erapilve veel on ju, olgu kuskil mingisugused asjad ka on-prem, ma ei tea, on ju, et selles mõttes, et need on need riskipõhilised valikud, mis tuleb teha, on ju. Aga veelgi enam, siis sul peab olema ka paigas see, et mis on sinu enda strateegia ja mis on sinu, see tuleb minult kui kriisireguleerimis 18 aastat tegelenud inimesel, on ju, et mis on sinu strateegia tegelemisel siis, kui mingid jamad on juhtuvad, ehk siis sinu enda kriisi valmisolek, on ju, et mida sa siis ette võtad. Aga et loomulikult argumente on nagu mitme poolel ja nagu ma ütlesin ka, et ega väga hajusalt tegemisel ja lausa koordineerimatul tegemisel ei ole mitte midagi probleemi sel hetkel, kui on ressursid piiramatud, on ju, et siit lase käia, kuidas tahad, on ju. Aga ja siis ongi, et võib-olla mingi võistluse kaudu on ju, saaks nagu asjad nagu paremini paika. Aga reaalsus on nagu see, et me peame jällegi nii riskide mõttes kui ka eelarve mõttes, me peame leidma need kõige suuremad optimum kohad, on ju. Jah. Ma ei mõtlema ennem see, mis sa ütlesid, see äripoole tellija poolt, et äripool peab paremini nagu tellima või, et siin on minu meelest selline väike konflikt sees, et võtta äriettevõttes, et kui IT pool, ükskõik kas see on siis ettevõtte enda sees või väljapoolt selgitab, et selle asja ehitamine või teise asja ehitamine on kallis või keeruline, siis see äriettevõte võib-olla mõtleb selle ümber või teeb nagu protsessid ümber või midagi sellist. Riigi poolt, kuna nagu keegi ei muretse sellest, ütleb, et seadus on nii kirjas või et me ütleme, et me tahame nii, et kasutaja saaks nii teha ja seda nagu muret selle nagu kalliduse pärast keegi ei tunne. Et mul on tunne, et see on sinna kuidagi sisse programmeeritud, et sellest vist nagu lahti ei saagi või kas sa näed, et sellest on kuidagi võimalik seda paremaks saada? Välja arvatud sellega, et inimesed oleks paremini motiveeritud. Ja selle põhimõtte toetaja olema vankumalt, mis ütleb seda, et teenuse arendaja ei tohi olla kliendist kaugel, et need peavad oma vahel väga lähedal olema, et muidu asjast head nahka ei tule, mingi anonüümne, mingi paber, et tehke mulle mingi siuke teenus, siis töötellija materjalist ja kõik siuke lähenemis, need ei lenda päriselt ka. Ja see pole vahet, et kas seda asja tehakse riigis või seda tehakse eras, et see on üldine põhimõte, et tellija ja siis äripoole tellija ja siis arendajad peavad olema omavahel väga lähedal ja ma olen ise ka, mul on olnud suurepärane võimalus olla ka ise tootejuht, et kus oledki nagu alasi ja haamri vahel, aga teistpidi jällegi sina määrad selle, et kuidas see lõpuks tehakse ja ratsionaliseerid selle ära, seletad ja lepid kokku tehnilise meeskonna ja kliendiga koos need asjad, küsimused tekivad ja niimoodi saab kõige kiiremini kätte järgmised iteratsioonid, saab katsetusse ja saabki nagu asjad nagu aru, et kas me liigume õigel teel või ei ole või peame midagi muutma. Et see põhimõte peab jääma, nagu ka riigis, Selge on see, et kui, ma siis toon läbi negatiivse konnotatsiooni, et kui tõepoolest valitakse arendusmudel, kus tehakse 3 aastat või 2 aastat ärianalüüsi, ja siis tuleb see 200 lehekülge ilusad paberid, kus on ilusad purgijoonised ja kus on protsessijoonised midagi ja visatakse kellegi hambusse, et realiseerige ja siis näidake meile, kuidas see asi on. See ei ole kindlasti hea tellimispraktika. Ma ei ütle, et siukseid asju meil palju on, aga on siukest vankumatut usku protsessi ja paberisse ka, mitte innovatsiooni ja katsetamisse, mida tuleb aeg-ajalt murda. Aga see ongi, et inimesed nagu, sina ise ütlesid, sa olid ise see tooteomanik ja tegid seda, et ma arvan, et sina tegid sellepärast, et sul oli see sisemine põlemine heas mõttes, aga et seda vist kuidagi, nagu, et kuidas me nagu iga süsteemi tellijaks sellise inimese saame? Mitte süsteemi tellija, siin on tegelikult küsimus üldse, et inimesed, kes oma tööd kirglikult ja südamega ei võtta, ei peaks ju seda tööd ju tegema, et väga vastutusrikatel ametikohtadel oleks, et sellepärast, et on lihtsalt järjekordne töö, et see ei ole mitte üheski valdkonnas hea lahendus,
see ei tähenda nüüd seda, et me peaksime elama ainult oma töö nimel, et aga lõppeks meie enda motivatsioon peaks olema kõige suurem. No, see, ütleme, me peaksime suutma ikkagi mõtestada, et millist väärtust me igapäevaselt oma töökohal toodame, et vahet pole, kas me räägime jälle riigis või erasektoris, need väärtused, mida pakutakse, lõpuks on erinevad, et ühelt poolt, et kas siis eesmärk on teenida rohkem raha, et teha veel paremaid tooteid ja sellega kasvatada oma mõjukust turul, või siis avalikus sektoris ikkagi vaadata selle peale, et arendada ja ehitada maailma parimat, ma räägin siis digiühiskonda, või maailma parimat hoolekannet või parimat turvalisust riigis, et jällegi sealt iga inimene peab mõtestama enda rolli ja missiooni, mis ta seda asja teeb, et pole, kas sa oled kaitseväelane, sa paned vormi selga ja sa mõtled seda, sa pead läbi mõtestama, et milliseks kujuneb sinu missioon ja kuivõrd sa hakkad elu ja kõike seda hindama, nagu üks kindral alles hiljuti ühes ettekandes ütles, mulle väga meeldis see, et sa õpid hindama elu väärtust kaitseväelasena või siis sa õpid, ütleme, kui sa oled digipoole tellijaks, sa pead kogu aeg mõtlema seda, et mis läheb päriselt ka Eesti inimesele sellest paremaks ja kuidas me anname sellest tagasi ettevõtlusele. Sellepärast, et ma meelega teingi siin julgeoleku ja majanduse näited, sellepärast, et suures plaanis on Eesti riigil need 2 kõige strateegilisemat eesmärki, olla turvaline ja samal ajal arendada tegelikult enda majandust niimoodi edasi, et meil oleks väga hea ja mõnus elada selles riigis. Ma võtan järgmise sellise provokatiivse haavademme lahti, et kas et Eesti nagu IT-hangetes on minule jäänud nagu sageli silma mingisugune selline nagu trend või olukord, siin on nagu räägitud sellest, et minnakse nagu madala hinnaga nagu lööma ja et on tekkinud juba mingid pakkujad, kes tulevad sellise hinnaga, millega tundub ebarealistlik nagu midagi ära teha. See on nagu üks teema ja teine on minu jaoks nagu see mõõdikute ja nagu hinnastamise teema, et asi, mis nagu mulle on silma jäänud, et on sageli olukorda, kus selle pakkumiste tipus on mitu pakkujat, kes kogu selles nii-öelda proovitöö või siis mingisuguse visiooni kirjutamise osas saavad kõik maksimumpunktid ja siis lõpuks nagu see hind on ikkagi see määrav komponent. Et justkui nagu on mingi mõõdik pandud, aga samas see mõõdik ei tööta. Tegelikult ei tööta, kui ta ei diskrimineeri nagu erinevaid osalisi, siis ta minu jaoks ta ei tööta. Et kas siin võiks ka kuidagi, ma ei tea, nagu kohustada, et IT-hangetel võiks hakata mingit rankingut hoopis tegema, et iga komponent peab olema nagu rangitud, et peab ütlema, miks on üks parem kui teine, et kuidas see võimalik on, et sul on 2 pikka visioonipaberit ja nad on täpselt sama head. Ja, see ongi selle sama riigihangetes nende hindamiskriteeriumide seadmine on ju. Ja kõige lihtsama mõõdetava ongi see sama ühiku hind. Ja kõige lihtsama mõõdetama peale tihti peale minnakse, mis ei ole kindlasti parim praktika, mis ei too sulle kaasa alati kõige paremat tulemust, et näed, et tõesti, et kui sa alapakkumisega saad mingi arendaja tunni, siis selle peale ütled yes, ma toon nüüd teise poole näite muidugi see, et sul on tekkepõhises eelarves on sul vaja kindlustada see, et kui sul antakse eelarve ülesanne, siis sul peavad olema justkui plaan täidetud, aasta lõpuks on see kulu tehtud, aga kui sul hange läheb venima ja kui sulle see vaidlustatakse ja kui seal tekib mingi muu jama, siis sa riskid tegelikult sellega, et sina ei saa oma tööga hakkama, et mina ütlen, ma olen seda tegelikult umbes 15 aastat tagasi juba öelnud, et riigihanke seadus on hea näide sellest, kuidas riik ja erasektor on koos suutnud midagi nagu natukene valesti teha, et riigihanke seadus, tegelikult riigihanke neid vorme ja võimalusi on tegelikult tohutult palju, lihtsalt küsimus on selles riskijulguses, et milline neist võtta. Ja ka siis võtta nagu see, et millise mudeli järgi see ära hinnata. Oma kogemust ütlen, et me ei ole, tähendab, oma kogemust ongi tuua välja ka näited, kus me ei ole läinud hinna peale, et kus me oleme näiteks ka inimeste pädevuste, siis täitjapoolsete pakkujate inimeste pädevuse hindamiseks moodustanud täiesti sõltumatu ekspertkomisjoni. Selles mõttes täiesti sõltumatu, et tervikuna on ta sõltumatu, et inimeste erinevate taustade ja kogemuste organisatsioonidega tulevad kokku ja hindavadki ära, et kas need, keda pakutakse välja, kas päriselt kvalifitseeruvad seda tööd tegemiseks, see oli palju olulisem mõõdik kui hinnakomponent. Selle hindamise tulemusena tekkis nagu mingisugune diskrimineeriv nagu loetelu, et sa said öelda, et üks on nagu ees ja teine on nagu järel, aga lihtsalt sedastatult, põhjendatult on ju. Sest probleem, mida mina olen näinud, on just see, et seda nagu ei teki, et just kui
on kriteerium, et hindame nagu visiooni, ma ei tea, põhjalikkust ja kõik saavad maksimumpunktid. Ja noh, siis miks me seda visiooni üldse kirjutame? No ma hakkan kaugemalt nagu pihta, et üldse harv, kuid võiks tihemini olla see olukord, kus tellitakse päriselt lahendust, mitte visioon. mitte visioon, kus tellitakse lahendust, mitte nagu täitmist, on ju. Et mul on mingisugune, et ma olen täpselt öelnud, niimoodi peaks tegema, et sina tule proge mulle see täpselt niimoodi valmis. See ei ole hea. Et iseendalt on kuradima keeruline õppida. Et pigem võiks küsida ju seda, et mis on selle probleemi lahendamise parim võimalus, on ju. Ja mitte üldse ainult siis IT-tehnilisi vahendeid silmas pidades, võite sama selle äripoole hinnangus ka, et kuidas oleks võimalik äkki midagi hoopis teistmoodi redisainida. Ma toon tihti seda näidet, et ei ole küsimus tihti, ja tähendab IT ei ole mitte kunagi lahendus, on ju, et IT on alati vahend, aga milles me peaksime kogu aeg kahtlema nagu ka selles, et kas see protsess, mida me justkui digiteerime, et kas see peab sellisel kujul toimima ja võib-olla on kuskil mingi lahendus see, et kuulge, muutke see määrus ja see punkt ära, on ju, ja saaks palju ägedama, on ju, juba tulemuse kätte, on ju. Vahet pole, et mille tagaseis on, et aga pidada nüüd on igasugused määruseid ja seadusi nagu loodusseadusteks, mida ei ole võimalik muuta, on ju. See on ka nonsense, on ju. Et me peame jõudma sinnamaale, kus me ikkagi üritame nagu kogu protsessi ja kogu nagu teenuse mõttes leida need lihtsustamised, mitte ainult IKT mõttes. IKT ei ole lahendus selles mõttes, et siin tulebki nagu vaadata tervikul peale, aga kui tellitakse puhtalt IKT-d, on ju, siis püritatakse leida see, et teeme nüüd hästi odavalt asja ära või siis kõige madalama arendaja hinnaga, et see, ütleme, tervikuna see majandusliku väärtuste tooda, et pigem koos tehtud platvormid, lahendused, leitud probleemidele, lahendused leitud probleemidele, on need, mis ka võimaldavad meie ettevõtjatel ka seda eksporditulu suurendada ja tekitada üldse need võimalused. Andmed kuuluvad pilkides riigile, aga see tehniline lahendus, mis tehakse ja kogemus on ka ettevõtte oma. Igati nõus. Üks asi veel, mis ei ole lahendus, vaid on pelgalt tööriist, on tehisaru. Et mis on plaan, kuidas AI jõuab rohkem riigi teenustesse? Näiteks annad enda digitaalsele teisikule ja krattidele volituse, et palun hangi mulle kokku kõik vajalikud toetused, mida ma peaks tegema, või anna mulle teada, et mis on need ülesanded, mis ma peaksin nagu järgmise 3 aasta jooksul neid riigi eest täitma, ja siis täida näiteks ka ideaalis need minu eest on ära, olgu siis mingisuguse energiamärgise kuskile saamine kellelegi mingisuguse, ütleme, toetuse õigustamiseks või mis iganes, on ju. Siis see oleks küll riik, kus mina tahaks elada, et jällegi see on ju see mõte, et jällegi me võimaldame tehisarul teha minu elu niimoodi nii palju lihtsamaks, et ma ei peaks riigiga suhtlema päriselt. Minu eesmärk ei ole kohaliku omavalitsuse riigiga kogu aeg suhelda, ma ei taha, ma tahan tegeleda oma elu, ma tahan oma asjadega ja ma tahan seda, et riik mulle taustal pakuks nagu selle nii turvatunde kui ka selle tegevuskeskkonna, et ma ei peaks kogu aeg kellegi eest paluma, koogutama, ma ei tea, viima ka ametnikule mingid täiendavaid selgitusi paberi peal, ei ole see eesmärk, on ju. Ja kui me nüüd jõuamegi, seda me oleme tegelikult ju päris ägedalt juba suutnud 2000 algusest digiteerimise ja ütleme, kogu selle e-riigi kaudu tekitada. Nüüd on vaja seda siis hakata automatiseerima, et see on nagu esimene samm, ja ma arvan, et tehisaru annabki inimestele suurepärased võimalused nende vajalike teenustega esimese kättesaadavuse lihtsustamiseks, kui ka teiseks on ju siis teatud mõttes ka automatiseerimiseks on ära, et ma olen pidevalt öelnud, milleks, kui te lähete näiteks, ja see ei ole kriitika, see nüüd on tegelikult päris äge, et kui te lähete ja vaatate, et mida kõike tegelikult Eesti e-kaudu kätte saab, Eesti inimene. Aga nüüd ma tahaksin niimoodi, et pildi kuidas mul on üks rida, ma saan häälkeskus öelda, et kuule, päriselt ka, et mul ole hea registreerinud see auto minu nimel ära, on ju. Ma ei tea, see on nagu lihtne transaktsioon, aga ma ei tea, mul sündis laps, on ju. Kolisin teise kohta. Kolisin teise kohta, et see ei pea mulle seletama seda, et mida mina peaksin kõik selleks tegema, aga ole hea, näita mulle ära, et mida sa kavatsed teha ja kui see kõik vastab tõele, siis palun korralda niimoodi ära, et kõik on õnnelikud. See on asi, mille peale ma olen väga palju viimasel ajal mõelnud, sest ühesõnaga kirjutame sellel teemal ühte kui teist ja sa mainisid juba nagu päris mitut asja, mis siin vajab nagu lahendamist, alates sellest, et kuidas sa siis volitad nagu mingit AI agenti enda nimel tegutsema. Tänane Eesti infra seda ei toeta.
noh sisuliselt, sest noh XD peale ei liigu mingisugust verifiable credential'it minu kohta. Seal on lihtsalt, me usaldame neid asutusi, kes seda infot liigutavad. Ja seal tekib nagu mingi täiesti uus dimensioon, et äkitselt peab hakkama riik usaldama ka neid AI vendoreid. Et noh, et võib-olla mina kodanikuna tahan oma andmed usaldada OpenAI-le ja kasutada seda agenti, on ju. Erik tahab võib-olla enda keldris nagu mingit AI agenti jooksutada, on ju. Ja keegi tahab võib-olla mingit Hiina agenti kasutada, on ju. Aga noh, seda me no, ma ei tea, kas peaks, eks ole, aga noh, et küsimus selles, et kas me peaks nagu võimaldama seda, kas see vabadust peaks pakkuma kodanikele, et nad saavad mingi valiku teha, kui suure vabaduse me peame nagu pakkuma ja kuidas seda usaldust üldse nagu nende siis vendorite ja riigi vahel nagu tekitada, sest noh, äkitselt on väga suur ökosüsteem nagu mingeid süsteeme, mis hakkavad nagu riigiga suhestuma. Mis on no, kas nagu ja ma vaatan nagu korra teiselt poolt seda asja, et noh nagu need kõik need näited tegelikult, et see, et hangi mulle kõik toetused, mida ma saama peaks. Miks üldse üks inimene peaks kunagi sellise lause moodustama? Jaa, okei, ma tahtsin teid parandada, absoluutselt jah. Aga või nagu see, et ma kolisin, siis ma kirjutan, ei, noh, aga mida ma volitama pean? Kui minul on mingi nagu põhjus mingit toetust saada, siis see toetus võiks minu kontole jõuda, ilma et ma üldse peaks midagi tegema. Või kui ma pean midagi tõestama. Me ei saa seda teha, nagu... sest võib-olla sa ei taha seda toetust. Selle kohta on väga nagu sellised filosoofilised arutelud, et erinevates muudes ühiskondades olnud, et jah, et me küsimegi inimese käest. Mina lahendaks selle niimoodi, et riigil on mingi nagu annetuse konto, et kui sa tõesti ei taha seda nagu siis kanna see pärast sinna edasi. Kõik need 3 tüüpi, kes tahavad seda teha, saavad selle kande käsitsi teha selles mõttes, kõik need ülejäänud 30 000 saavad selle automaatselt kätte. Või see sama sinu näide, et sa kolisid. Üks koht peaks olema seal Eesti ees, näe, ma kolisin, vajutad nuppu, kirjutad oma uue aadressi või võib-olla see võiks ka kuskilt nagu notarilepingust juba või kuskilt välja tulla ja nagu ongi kõike, et noh nagu selleks minu meelest, kui me nagu seda lahendame nende agentidega, on see, et meil on nagu nii paks kiht juba tehtud ja me paneme nagu veel sinna paksu kihi peale, et seda nagu sellest paksust kihist läbi närida, selle asemel, et nagu seda kihti õhemaks teha. No ma pigem mõtleks ka, et seda kihti peaks nagu agentide võrra saama õhemaks võib-olla ikkagi, et see oleks nagu see mõte, et ei ole mõtet ju täiendavat regulatsiooni panna juba toimivatele, tähendab, ütleme veel, noh, täiendavat protsessile peale, ja see on muide meil probleem tegelikult, et kus me oleme teinud täiendavat protsessi ja noh, sealt ka tegelikult see, ütleme, kogu see kulukasv ongi, et. Aga noh, ma toon siin nagu vastunäite ka, et noh, tegelikult see võimaldab siduda riiki ja erasektorit hoopis teisel kujul, et kui ma kirjutan talle või ütlen talle, et ma kaotasin rahakoti ära, eks ole. Riik ei pea teadma, mis mu rahakotis on, mis pangakaardid mul seal on. Mitte kunagi nad ei hakka seda teadma. Aga samas see agent võib teada, eks ole. Ma usaldan oma andmed suuremas mahus võib-olla enda arvutisse siia nurka ja see saab minna automaatselt pangakaardid kinni panna, kui siis ka minu ID-kaardi ära tühistada ja juhiloa kehtetuks kuulutada. Ja teine asi, see filosoofiline asi, mis ma tahtsin enne rääkida, et huvitav, et teatud ühiskondades öeldakse, et noh, et me ei saa nagu integratsiooni teha, me ei saa nagu küsida sealt registrist selle isiku kohta andmeid. Mitte sellepärast, et digitaalset identiteeti ei ole olemas, vaid et me peame jätma sellele kodanikule võimaluse neid andmeid sisestada nii, nagu tema tahab. Ehk siis vabaduse valetada riigile, kuigi see ei ole nagu lubatud, siis see vabadus peab olema olemas, ja see võimalus, et ta saab esitada ise vale andmeid vabatahtlikult. Et kui me teeme integratsiooni, siis me võtame ära selle vabaduse. Jah, mõnes riigis lausa ei ole korruptsiooni, sellepärast et korruptsioon on seadusega keelatud, et ei, no näited on jumala õiged. Mida ma tahan öelda nagu selle tehisaru kohta on see, et mina näiteks usun nagu seda päriselt, et me ei saa, no vastutustundetult ei saa, mina näiteks ei annaks volituseta, kus ise muidugi tahad anda oma andmed Hiina või mis iganes teise riigi tehisarulise anna, see on sinu enda valik, mida sa oma andmetega teed. Aga me ei saa teha neid lahendusi, et kus me justkui riikliku teenuse teeme ja siis ühel hetkel me võtame Priidu andmed ja need käivad kuskil, ma ei tea, kus kohast läbi ja kes hakkab nende pealt kas teenima või kasutab neid mingiteks halbadeks eesmärkideks ära, et seda riski riik ei saa võtta, nii et see ikkagi see läbipaistvus ja usaldusväärsus on ikkagi tohutult oluline selle asja juures, mis tõttu meie enda õigustik ja me võtame Euroopa laiemalt Euroopa Liidu
et loomulikult sellepärast ka Euroopa Liit on nii USA-st kui ka Hiinast on ju teatud mõttes maas, on ju. Aga ma tahaks uskuda nagu seda, et pikemas perspektiivis teatud regulatsioon tehisaru puhul ja arvestades seda, et et inimeste privaatsust ja inimesed hakkavad hoolivadki oma privaatsust palju rohkem kui 20 aastat tagasi kogu selles digiajast alguses. Ma arvan, et see on nagu jätkusuutlikum. Ma arvan ise seda, aga see ei ole mingis teadlik, see on kõhutunne, et lihtsalt igasuguse tehnoloogia kasutamise peale varasemas ütleme maailma ajaloos on olnud mingisugune krahh, kindlasti. Ja nüüd on küsimus, et ma arvan, et see krahh on seda väiksem, kui me seda asja nagu vastutustundlikult ja läbipaistvalt teeme. Et see tehisaru ei oleks olemas siis, kui me seda ei kasutaks, on ju. Mis tõttu tegelikult inimeste usalduse hoidmine tehisaru osta on ju tohutult oluline, et me saaksime võimalikult optimaalset, kui ma räägin riigi perspektiivist, on seda võimalikult optimaalset ja head lahendust on inimeste riigi poolt pakkuda, et siin ei seda regulatiivset ja läbipaistvat aspekti ei tohi kindlasti alahinnata kogu selle tehisaru poole pealt, et ma arvan, et see võib olla ühel hetkel Euroopa konkurentsi mõttes palju olulisem kui päris sükene vastutustundetu arendus. Ma arvan, et siit nagu riigi poole pealt vaadates, et riik, see tehisaru pigem nagu rakendab erasektor või mingid isikud selleks, et lahendada neid riigi poolt nagu või tekitatud ebamugavaid lahendusi, aga riik peaks pigem nagu tegelema sellega, et ei oleks üldse neid olukordi, kus seda tehisaru on vaja rakendada, et nagu see nagu initsiatiiv peaks teistpidi olema nagu, et ei ole vaja seda nagu. Et digitaliseeritud lolluse steroididele panemine on ju, et see nagu ei ole ka nagu eriti, need on kindlasti halvad näited, et lõppeks tuleb ikkagi vaadata seda, kus see põhiprotsessi lihtsustada on ju alati, et eesmärk ei ole elada elu keerulisemalt, eesmärk on ikkagi leida nagu optimaalsemad variandid on ju elamiseks, aga niimoodi, et sinu vabadused meie ühises riigis ei vähene selle võrra, et minul on midagi õigust teha, on ju. Et me peame hoidma kogu aeg nagu seda pilku, et me kedagi ei seaks ebasoodsamasse olukorda ja meil ei tekiks, ilmselt on ju, sest tähendab ka seda, et me ei võimalda ju rohkem kuritegevust tekkida. Et me peame, eks sellepärast, et checks and balances on ju, või ütleme siis need erinevad tõkendid ka nagu on seatud, et mis meie elu reguleerivad. Küsimus on tihti peale selles, et kas neid nii palju on alati tarvis. Et see diskussioon see on väga huvitav diskussioon ja Eestis on see kindlasti hoopis teistsugune kui paljudes teistes riikides. Ja ma natuke nagu näen ja kardan seda, et teatud kohtades AI hakkab võtma seda rolli, mida me siin räägime, et peaks vältima. Et kui on kõik need portaalid, mis näevad nagu välja 90-ndatel arendatud kohutav kasutusmugavus, keegi mitte midagi üles ei leia, eks ole. See ilmselgelt suunab kasutajaid sinna, et nad saadavad selle oma AI agendi sinna peale ringi klikkima ja mingeid asju tegema. Et täna juba OpenAI suudab ju brauseri lahti võtta ja klikke teha, eks ole. Et varsti see muutub nagu, ma arvan, teatud kohtades selliseks nagu omamoodi interoperability nagu kihiks. Et kuule, mine võta sealt mu see tunnistus, eks ole, ja siis saada sinna teise kohta, on ju. Et sul on 2 koledat portaali, kuhu ma minna ei taha, et ma saadan nagu AI neid koledaid portaale sirvima. Ja by the way, et sinu Smart ID kood on 647, et pane nüüd oma PIN ka sisse. Ja siis imestab pärast, et miks pangakontolt raha läks, on ju. Just, et me oleme nagu täna ka selles võtmes nagu Eestis heas kohas, et kuna meil see vundament on nii tugev, siis me täna nagu peame neid diskussioone hoopis teistmoodi. Et me ei hakka nagu seda AI-d kasutama vääriti nii kergesti ära, kui see võib-olla mujal nagu juhtub. No teatud andmete friigina ma olen ikka tõsiselt tänulik oma kolleegidele, kes on teinud tööd selle nimel, et meie andmekoosseis esiteks oleks avaandmete mõttes on ju näiteks ka oleks on ju olemas ja ka selleks, et meie andmekvaliteet oleks tagatud, et see ei ole iseenesest mõistetav. See töö, mida meil erinevad tõesti kõvad spetsialistid ja eksperdid on teinud nii riigis kui ka erasektoris, et tekitada Eestis väga tugev avaandmete kiht, on ju. Ja me ei räägi täiuslikkusest, on ju, aga jällegi, kui me võtame võrdluses väga paljude teiste riikidega, meil on väga kõva vundament, et tõepoolest, et meie andmemajanduse pealt, ütleme siis ka suveräänset tehisaru koos
on siis oma keelemudelite kasutusega on ju parimal moel kasutada, et baas on meil tõesti hea. Ja see ei ole iseenesestmõistetav, see on kellegi töö olnud, et see ka päriselt oleks. No vot, tänase episoodi aeg on kahjuks läbi, see vestlus on tõesti väga põnev. Soovin sulle, Lauri, jõudu, et seda strateegiat ellu viia ja kõigile siis, kes seda tööd teevad. Soovin ka jõudu seda tööd jätkata, sest see on tõesti oluline ja vajalik ja proovime siis rohkem märgata neid asju, mis töötavad hästi. Ja siis vähem võib-olla nagu lasta end häirida nendel üksikutel tõrgetel, mis aeg-ajalt võivad nii-öelda pinnuks näpus olla. Aga samas jäädes enda suhtes ka mõistlikult kriitiliseks, et loomulikult ei saa ennast siin kiita kogu aeg. Ja tuleb olla, nagu ikka vanad head eestlased 2 jalaga maa peal. Et see on see asi, mille pärast meid ka mujal maailmas sageli tunnustatakse, et need tüübid tulid hästi ratsionaalselt, tegid ära ja nüüd on hea asi. Ja jäänud liiga palju vahtu ja tegid mingi päris asja. Aitäh, Lauri, tulemast, tõesti oli põnev ja nagu siis öeldud, järgmine episood me räägime siis küberturbest ja sellest, mis siis kõigi nende pettustega siin Eesti riigis toimub, kui palju neid ikkagi on ja ma ei tea, millised on uued skeemid, mille pärast me muretsema peaksime. Aitäh ka Erik, aitäh meie kuulajatele, kes tahab rohkem sellel teemal arutada, tulge meie Discordi. Seal on päris hea punt ja päris palju käib seda vestlust ka juba. Ja aga jääme siis kuulmiseni uuel nädalal, aitäh!